Vali ülevalt paneelilt ost, ostuarved ja uus ostuarve. Ma soovitan kohe lisada siia juurde arve, mida sa hakkad sisestama, sest kui sul on visuaalselt silme ees, läheb see märksa kiiremini. Sa saad selle arve siit ära kustutada, klõpsates selle prügikasti peale. Siis sa saad lisada juurde siia veel erinevaid faile, näiteks kirjavahetuse, mis on oluline seoses selle tehinguga. Siis sa saad laadida alla kõik need failid, mis sa oled siia lisanud korraga, siit failina, saad ka kõik ära kustutada. Lisame tarnija. Selleks vajuta nuppu lisa. Hakka kirjutama ja juba ta mulle soovitab ja vajutades peale näidata jälle äriregistri info põhjal kogu kaardi. Maksetähtaja pead ise määrama siia ja jälle oluline nupp salvesta. Sisestame arve kuupäeva. Selleks on sul 2 varianti. Üks variant, et sa kirjutad lihtsalt ise 28.02.2026 ja teine variant on see, et sa vajutad siia kalendri peale, tavab sulle selle kalendri, saad valida siit kuupäeva. Ehk siis 20. märts on tähtaeg. Kopeerin siit arve numbri. Tegu on telefonikuluga. Valin siit artiklis sobiva, hakkan kirjutama telefon ja juba ta soovitab mulle. Ja vaatan, palju kulu oli, 6 eurot ja 9 senti. Kirjutan siia hinnalahtrisse ja jälle oluline nupp salvestan. Ja ongi arve sisestatud. Kui sa klõpsad siia ülesse, siis sa näed, et siin on dokumendi kuupäev, arvenumber, tarnija, summa ja et sul on ka manus siin kaasas. Raamatupidamiskohustuslane ehk siis iga ettevõte peab säilitama vähemalt 7 aastat dokumente. Ja siis on nii hea, kui on ka need lisaks pilves olemas.